enne Palestiini integratsiooni tegevustele. Ma loodan, et meie organisatsiooni tegevused aitavad teisi organisatsioone, kes ei ole tingimata seotud niinimetatud Vene küsimusega. Kuna probleemid, millega Eesti Vene kogukond kokku puutub, pole tundmatud ka Eesti kogukonnale. Need probleemid puudutavad demokraatiat, avatud suhtlemist vabariigi valitsusega ning muude riigiorganitega, kus iga inimene, sõltumata rahvusest, soost, sotsiaalsest staatusest või usutunnistusest, võib loota võrdsele kohtlemisele ning ka sellele, et ka tema häält võetakse kuulda. Kui hinnata olukorda meedia vaatenurgast, siis see, mis puudutab Vene kogukonda, kutsub meie ühiskonnas esile vastakaid reaktsioone. Me peame sageli kuulma jutte Moskva käest, 5. kolonnist ja nii edasi. Vastupidi paljude poliitikute suust kuuldavale arvamusele jõuab info Vene kogukonnani vaatamata keeleoskusele. Vastupidises suunas seda aga ei juhtu. Mõnikord kisub asi isegi naljakaks. Mingi Vene kogukonna elu puudutav sündmus avaldatakse kõigepealt venekeelses meedias. Eestikeelne meedia aga ignoreerib seda informatsiooni. Seejärel jõuab see info Venemaa meediasse ning alles seejärel suundub see info eestikeelsesse info välja. Mis on avatus? Me oleme veendunud, et täisväärtuslik ühiskond peab rajanema sotsiaalse õigluse ideedele. Mittevajalike barjääride puudumine, võrdsus seaduse ees, sotsiaalne kaitstus, vaba juurdepääs haridusele, kultuurile, spordile. Need on kõige olulisemad faktorid, mis tagavad avatuse ning vastastikuse austuse. Vaatame siinkohal näidet Eesti Vabariigi seadustega. Kui te otsustate ehitada maja, siis kuidas te arvate, kui palju võib olla seaduslikke aluseid, et jätta teie maja ehitusluba väljastamata? Vastus sellele küsimusele sisaldub ehitusseaduse peatükis 24. Vastavalt antud peatüki sätetele esineb 12 seaduslikku alust, mis tahes objekti ehitusloa väljastamiseks keeldumiseks. Ehitusluba väljastatav ametnik juhindub 12 seaduses loetletud kriteeriumist, millede alusel võib ehitusloa väljastamisest keelduda. Tegu on väga mõistliku lähenemisega, on ju. Antud juhul ei pea ametnik eriti pead murdma selle üle, millesse see erakonda maja ehitaja või ametnik ise kuulub. Mis juhtub siis, kui ametnik ning maja ehitaja kuuluvad erinevatesse erakondadesse? Isegi juhul, kui ametnik üritab kasutada enda ametiseisundit poliitilisteks mängudeks, siis maja ehitaja, kes ei olnud rikkunud ehitusseaduse 24. peatüki sätteid, võib selle ametniku väga lihtsalt paika panna. Selleks kulub küll veidi maja ehitaja aega ja närve, kuid siiski eksisteerivad kindlad kriteeriumid, millede raames võib antud probleemi lahendada. Ehitusseadusega on asi selge. Vaatleme nüüd teist seadust, nimelt põhikooli ja gümnaasiumi seadust. Vastavalt nimetatud seaduse 21. peatüki sätetele võivad koolide hoolikogud valida gümnaasiumi õppekeeleks eesti keelest erinev õppekeel. Antud seadussätet kasutasid ära mitmed koolid, millede hoolikogud valisid ja valivad vene keele. Lisaks põhikooli ja gümnaasiumi seadusele on ka Eesti Vabariigi põhiseaduse 37. peatükis kirjas, et õppeasutus ise valib rahvusvähemuste õppeasutustes õppekeele. Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on sätestatud gümnaasiumis vene õppekeele kinnitamise protseduur. Munitsipaalkoolide puhul on nii, et pärast kooli hoolikogu ettepanekut antud koolis venekeelse õppekeele korraldamise kohta esitavad munitsipaalvõimud vastava taotluse Vabariigi Valitsusele. Kuid millisel moel Vabariigi Valitsus otsuse vastu võtab? Erinevalt ehitusseaduse sätetest puuduvad antud juhul kriteeriumid, millede põhjal võib keelduda venekeelsele õppekeele ülemineku taotlust rahuldamast. Normaalsel juhul, kui puuduvad alused keeldumast, pole vaja ehitada barjääre, vaid tuleb hoopis otsida võimalusi, kuidas rahuldada teatud elanike gruppe vajadusi. Seda enam, et venekeelne hariduse süsteem omab meie riigis sajandite pikkust ajalugu.
Näiteks Tallinna Tõnismäe Reaalkool, üks vanimaid vene õppekeelega gümnaasiume, tegutseb juba alates 18. sajandist. Mis aga juhtub praktikas? Meie puhul omamata kriteeriume hakkavad poliitikud vastavalt poliitilisele konjunktuurile luuletama ning leiutama mingisuguseid keeldumise vorme. Kogu keeldumise protsess kasneb mõnitustega. 2011. aastal kulus Vabariigi Valitsusel keeldumise otsuse vastuvõtmiseks 11 kuud, käesoleval aastal aga 13 kuud. Esimese keeldumisega läks asi Riigikohtusse. Ees on arutelu Euroopa inimõiguste kohus, kuhu võib pöörduda pärast kõigi kohalike kohtuinstantside läbimist. Nelson Mandelale kuuluvad järgmised sõnad. Me peame kasutama aega targalt ning pidama meeles, et õige asjaga võib teha algust iga minut. Vaatamata Vabariigi Valitsuse venitustaktikale ning valitsuse otsuste ebaõiglusele, me mõistame, et tuginemine Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadusandlusele ning nende austamine aitavad kaasa meie ühiskonna arengule. Meie kogukonna poolt tõstatavad küsimused on mõnes mõttes meie ühiskonna võrdõiguslikkuse ning avatuse lakmuspaberiks. Keeldumise otsused kubisevad mõistete asendamisest. Nii räägitakse gümnaasiumite valmisolekust eestikeelseks õppeks. Leiutatakse selliseid uusi termineid nagu ülemineku, edasilükkamine või erand. Kuid asi on selles, et need koolide hoolikogud, kellel õnnestus ületada tugev administratiivne surve ning valida õppekeeleks vene keel, ei pöördunud võimude poole palvega erandi tegemiseks või edasilükkamiseks. Siinkohal ei käi jutt koolide valmisolekust või mittevalmisolekust eestikeelsele õppele üleminekuks, vaid meie valikust valida õpetaja meie emakeeles, see tähendab vene keeles. Sellekohaseid näideid võib leida isegi Arvamusfestivali kavast. Nii on täna kella 5 kavandatud teema eestikeelne haridus vene noorte jaoks. Ma ei tea, kes antud teema sel moel püstitas, kuid juba selline teema pealkiri tõukab teatud kindlale probleemi nägemusele. Võrrelge näiteks teemade pealkirju eestikeelne haridus vene noorte jaoks ja eesti keele õppe vene õppekeelega koolides. Siin on suur vahe. Diskussiooni on vaja alustada arutatava teema kujundamisega, mitte aga kutsuda arutama juba vastu võetud otsuseid. Vabariigi Valitsuse tasandil käib samasugune mäng. Kuu aega tagasi aset leidnud 4 pealinna gümnaasiumi õppekeele arutamisel oli Vabariigi Valitsuse istungi päevakorras järgmine punkt. Venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine. Mis tähendab, et mingit arutelu ei kavatanud, vaid püüdsi sihikindlalt jätta sellist muljet, et keeldumisotsus on juba vastu võetud. Eesti Vabariigi põhikooli ja gümnaasiumi sätted on mõneti sarnased Soome Vabariigi gümnaasiumiseadusega. Soome Vabariigi gümnaasiumiseadus võimaldab gümnaasiumidel samuti kinnitada soome, rootsi ja saami keelest erinev õppekeel. Meie organisatsiooni esindaja võttis 2011. aastal ühendust Soome Vabariigi haridusministeeriumi nõuniku Heikki Bloomiga, et uurida temalt, millised kriteeriumid gümnaasiumi õppekeele valikul kehtivad Soomes. Soome Vabariigi haridusministeeriumi nõunik ei saanud algul meie küsimusest aru. See mõistmatus väljendus selles, et kui juba munitsipaaltasandil võeti vastav otsus vastu, siis peab ministeerium antud taotluse üldjuhul rahuldama. See tähendab, et täitevvõimu roll seisneb antud juhul mitte tekete püstitamises, vaid võimalikult sobivate lahenduste otsingus, eesmärgiga rahuldada elanikkonna suurem osa vajadusi. Me kogusime möödunud aastal 35 841 allkirja oma põhiseadusliku õiguse saada emakeelset haridust kaitseks. 1. juunil 2012. aastal rahvusvahelisel lastekaitsepäeval me andsime oma allkirjad üle Vabariigi presidendile, Vabariigi Valitsusele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vastuseks meie allkirjadele oli nende täielik eiramine. Meid üllatas meeldivalt,
näitlejatar Mari-Liis Ilusa esinemine käesoleva aasta aprillis, kes esitas oma kõnes järgmise küsimuse. Mis on pildil valesti? Mari-Liis Ilus võrdles Marliste reaktsiooniharta 12 allkirjadele. Ja see harta kogus veidi üle 18 000 allkirja ning absoluutset vaikust meie poolt kogutud kirjade suhtes. Ma esitan siinkohal veel ühe näite. Kultuuriautonoomia seadus määratleb kultuuriautonoomia registreerimise protseduuri. Vastavalt nimetatud seaduse sätetele tehti alates 2006. aastast katseid Vene kultuuriautonoomia registreerimiseks. Vastuseks oli seaduse rikkumine ja meie ignoreerimine juba Kultuuriministeeriumi poolt. Miks Kultuuriministeerium ei venitatud ingeri soomlaste ja rannarootslaste kultuuriautonoomiate registreerimisel ega leiutanud keerulisi skeeme täiendavalt kultuuriautonoomia seaduse sätetele? Ingeri soomlaste kultuuriautonoomia moodustati 2004. aastal ja rannarootslaste kultuuriautonoomia 2007. aastal. Võimatu on lahendada probleemi, kui seda lükatakse pidevalt edasi. Eesti ühiskonna lõimumise monitooringu tulemused näitavad, et Eestis elavate venelaste seas eksisteerib küllaltki suur inimeste rühm, kes valdavad hästi eesti keelt, kes tarbivad aktiivselt eestikeelset meediat, kes samas suhtuvad ülimalt kriitiliselt ning umbusuga Eesti riigi poliitikasse ning Eesti riigi riiklikesse instituutidesse. Kahjuks on selline nähtus enda ühiskondlikust protsessist väljatõrjumise teadvustamise tulemuseks. Ning need noored mõistavad, et ükski instants ei saa venelastele garanteerida Eesti Vabariigi põhiseaduses ja seadustes fikseeritud õiguste ning vabaduste teostamist. Vene kogukonda üritatakse klassifitseerida objektsena ning tekib paradoksaalne olukord. Ühelt poolt me kuuleme üleskutseid lõimumisele selleks, et olla edukad, kuid katsetest rääkida meile olulistel teemadel me põrkame vastu igasugustele takistustele.